Ei kõigile! Täna võtame ette ühe teema, mis ajab paljudel võrguinimestel, ütleme ausalt, juhtme kokku. B-klassi alavõrgud. Aga teate mis? See ei pea üldse nii keeruline olema. Ma näitan teile, kuidas sellest lihtsalt ja loogiliselt läbi hammustada. Okei, lähme siis asja juurde. Mis asi see B-klassi võrk üldse on? No kujutage korraks ette, et teil on hiiglaslik digitaalne maatükk. See ongi põhimõtteliselt B-klass, täiesti massiivne aadressiruum. Ja vaikimisi on tal maskiks /16. See tähendab lihtsalt seda, et esimesed 16 bitti, ehk need 2 esimest numbrit seal aadressis, need on kivi sisse raiutud, need tähistavad võrku ennast. Aga kui suur see siis päriselt on? Hoidke nüüd kinni. Ühes. Ainsas, jagamata. B-klassi võrgus on ruumi 65 534 seadet. Mõelge korraks sellele. See on ju rohkem kui mõnes Eesti linnas elanikke. See on lihtsalt meeletu. Ja see viibki meid põhiküsimuseni, eks. Kuidas sa, pagan, võtaks hoiad korras sellist tohutut ruumi, ilma et sellest tekiks täielik kaos? Just siin tulebki mängu alamvõrkude loomine. See on see võlutrikk, mis aitab meil kõike hallata, muudab võrgu kiiremaks ja turvalisemaks. Okei, et aru saada, kuidas me seda ruumi siis tükeldama hakkame, peame kõigepealt selgeks tegema, kuidas see asi vaikimisi üldse välja näeb. See on nagu vundament. Kui see on selge, on kõik edasina juba palju lihtsam. Ja siin ongi see kõige olulisem asi, mida meeles pidada. B-klassi aadressis, võtame näiteks 172.16.0.0, on need esimesed 2 numbriplokki võrk. Need on fikseeritud. Aga need viimased 2, host. Need on kõik seadmete jaoks, kogu see hiiglaslik mängumaa. Ja just siin, nendes 2 viimases plokis peitubki kogu asja võlu ja ka see, mis inimesi segadusse ajab. Nüüd siis asja kallale. Kuidas me selle hiiglasliku maatüki siis loogilisteks väiksemateks kruntideks jagame? No vastus ongi alamvõrkude loomine. See on omamoodi kunst. Me laename natuke ruumi, et luua korda sinna, kus muidu valitseks kaos. See mõte siin võtab selle tegelikult ideaalselt kokku. Me ei loo mitte midagi tühjast kohast juurde. Me lihtsalt näbistame natuke sellest tohutust hosti alast, et joonistada piire uutele, väiksemate võrkude jaoks. Nii lihtsa see ongi. Ja teate mis? Ma näitan teile nüüd ühe ülilihtsa 4-sammulise meetodi. See on nagu retsept, mida saate alati kasutada. Pärast seda tundub B-klassi alamvõrkude loomine, lapsemäng. Nii, siin on meie teekaart. 4 sammu, see on kõik. Esimene, mitu bitti meil vaja on. Teine, mis on uus alamvõrgu mask. 3. ja see on kõige lahedam osa, me leiame võlunumbri. Ja 4. paneme paika uued alamvõrgud. Tundub lihtne? Sest see ongi. Okei, teeme ühe näite läbi. Oletame, et me tahame jagada oma võrgu 4 alamvõrguks. Esimene samm. Küsime endalt, 2 astemel mitu on 4? No see on lihtne matemaatika, eks? 2 ruudus on 4. Vastus on 2. See tähendab, et me peame laenama täpselt 2 bitti sellest hosti alast. Edasi, teine samm, uus mask. Kuhu need laenatud bitid lähevad? Nad lähevad 3. oktetti. Mäletate, see esimene host-blokk. Nüüd natuke binaarmaagiat. Me lülitame sisse esimesed 2 bitti. Nende väärtused on 128 ja 64. Liidame need kokku ja saame 192. Ja voilà, meie uus mask on 255.255.192.0. Või kui tahate lahedamalt öelda, siis /18. Ja nüüd trummipõrin, 3. samm, minu lemmik, võlunumber. See on see võti, mis avab kõik uksed. Kuidas me selle saame? Ülilihtsalt. Võtame 256 ja lahutame sellest selle numbri, mille me just saime, ehk 192 ja tulemus on 64. Jätke see number meelde. 64. See on kõik, mida meil vaja on. Ja vaadake nüüd tulemust. 4. samm ongi siin teie ees. Me alustame 0-st ja hakkame lihtsalt liitma oma võlunumbrit. 64. Aga kuhu? Sinna huvitavasse 3. plokki. Nii et esimene võrk on 172.16.0.0. Järgmine. Liivame 64, saame 172.16.64.0. Siis 128.0 ja nii edasi. Ja igas neis uues ilusas korras võrgus on ikkagi üle 16 000 aadressi. Pole paha, eks? Okei, saite pihta. Teeme ühe veel, et asi täitsa selgeks saaks. Te näete, kui kiireks see läheb, kui olete selle korra läbi teinud. Nii, teine näide. Seekord tahame 8 alamvõrgu.
kiire küsimus. 2 astmel mitu on 8? Muidugi 3. Nii et laename 3 bitti. Nüüd arvutame. 128 pluss 64 pluss 32. Kokku teeb see 224. Uus mask on seega 255, 255, 224.0 ehk pärg 19. Näete, juba läheb kiiremini. Ja mis on meie võlunumber? 224 miinus 224 on täpselt 32. See on meie uus samm, meie uus rütm. Ja siin see on. Alustame 10.50.0.0. Järgmine on, arvake ära, 10.50.32.0. Siis 10.50.64.0. Ja nii edasi ja nii edasi. Iga kord hüppame täpselt 32 võrra. See on ju nagu kellavärk. Täiuslik kord. Aga miks siis inimesed arvavad, et B-klass on keerulisem kui see tavaline C-klass? Siin ongi see põhiline erinevus. C-klassi puhul me mässame ainult selle viimase 4. numbriga, aga B-klassi puhul meie huvitav oktett on see 3. Ja see tähendab, et me peame korraga silma peal hoidma 2 hostioktetil, mitte 1. See ongi see väike konks, mis asja natuke keerulisemaks teeb. Nii, teooriaga on nüüd kõik. Olete näinud, kuidas see käib. Aga teate, mis on parim viis õppimiseks? Ise tegemine. Nii et nüüd on aeg teil käed külge panna. Siin on teil ülesanne. Võtke ette võrk 192.168.0.0 maskiga käel seistunist. Ja teie töö on jagada see täpselt 16 võrdseks alavõrguks. Pange see nüüd korraks pausile, võtke paper ja pliiats ja proovige see 4-sammuline meetod ise läbi käia. Leidke üles see võlunumber. Okei, tagasi. Kuidas läks? Vaatame vastused üle. Et saada 7 alamvõrku, pidime lainama 4 bitti, sest 2 astmed 4 on 16. Uus mask on seega 150. Ja see kõige tähtsam, võlunumber on 256 miinus 240, mis teeb 17. See tähendab, et teie võrgud on 192,168,0,0, siis 192,168,16,0, siis 32,0 ja nii edasi. Loodan, et saite sama tulemuse. Kui saite, siis oletegi asjale pihta saanud. Nii et näete, see meetod pole mingi kuiv teooria. See on reaalne, praktiline tööriist teie arsenaalis. Ja nüüd, kus see tööriist on teil olemas, on tegelik küsimus hoopis see, mida te sellega ehitate. Milliseid paremaid, kiiremaid ja turvalisemaid võrke te nüüd looma hakkate? See on juba täiesti teie endi otsustada.